Ja sealt ta läheb. Tühermaa väsimatu kauboi, kes vabana ja sihitult tähenduse kaotanud vahealadel seikleb, andmata aru ei millegi eest, ei kellelegi. Aeglaselt, kannatlikult, päeva haaval vallutavad kasvud, sood ja võsad inimese püstitatud müürid ja temast sisse tallatud rajad. Kesklinna agulipoisina olen alati söötis linnaruumis jälkumist nautinud. Paras annus betooni ja mõõdukas koguses võsa loob minu meelest metsiku ja vaba keskkonna. Sealt saab alati midagi kaasa võtta ja mingi märgi endast maha jätta. Kui ma hakkasin Tühermaast lavastust looma, siis tundus mulle iseenesest mõistetav pöörduda Francesco poole. Tema on tõeline Tühermaade gurmaan ja ma kahtlen, et meie lokatsioonipitiks oleks leidunud sobivamat inimest, kes maha jäetud vahealasid nii hingestatult jälgiks. Penso sia importante che le persone facciano esperienza delle wastelands, altrimenti finirebbero per considerarle wasted lands. Al contrario, questi luoghi permettono di vivere quello che i luoghi comuni non consentono. Quest'ultimi sono spesso motivo di ansia legati ai pregiudizi nei confronti del diverso, ma quando si entra nel diverso stesso, ovvero i luoghi sui quali le norme sociali non hanno alcun valore, allora si viene di conseguenza a contatto con noi stessi, trovando lo spazio adatto dove poter lavorare, pensare o meditare. È come quando si entra a contatto con una cultura totalmente diversa dalla propria. Non ci sono punti d'appoggio o zone di comfort. Ci siamo soltanto noi, lo spazio e le infinite possibilità di dialogo con chi lo abita. Selleks, et teatrikülastaja Tühermaa arheoloogiks muuta, pidi võsastesse vahealadesse kiinduma ka lavastuse tarkvaraarendaja Helena. Temaga sügisiile ja talvekülma trotsides liikusime arendussamme lokatsioonidel testides prototüübist lõpliku veebirakenduseni, millest sai meie tehnoloogilise eksperimendi mootor, süda ja vehikel. Kui sa pole inimene, kes Tühermaal käib, siis ei tule sinna minek sulle tavaliselt pähe. Seetõttu on kutse Tühermaale üks erilisemaid asju, mida kelleltki saada. Ma kasvasin üles Maarjamäest paari kilomeetri kaugusel, aga ei teadnud isegi selle olemasolust enne haihtuvat Tallinnat. Ja võib-olla neid kohti enam kauaks ei olegi. Lõpuks olid kõik etendused erinevad, kõik toodetud filmid erinevad ja publiku hulgas oli palju neid, kes käisid mitu korda, et ikka kõik lokatsioonid ära näha. Mu suurimaks äravõtmatuks hirmuks kujunes võimalikkus, et dramaturg Mihkel ei saa minu kummalistest, vahel urbanistlikuks luuleks kalduvatest mõtetest aru. Sest tema oli ometi see, kes pidi looma näitlejatele tegelaskujud ja tegelaskujudele sõnad, millega publikut ühest ülesandest teiseni juhtida. Ja kui dramaturg haihtuva linna ilusse ei usu, siis kuidas saaks seda teha ka tema looming? Linnapoisi ja põlise korteri elanikuna oleme alati Tühermaid pidanud kahtlaseks. See on ikka see koht, kus käiakse pättus tegemas ja kus võid süstla jalga astuda. Aga kui Sander ja Francesco mind viisid Tühermaadele ja selgitasid oma filosoofiat, siis muidugi ma hakkasin potentsiaali nägema. Ja kuidas nüüd sellisele kohale dramaturgiat teha? No poeesiaga mina ei tegele, seda tegi Sander suurepäraselt ära, nii et ma tegelikult lähtusin hästi praktiliselt. Me teadsime, missuguse teekonna inimesed peavad läbi käima, et me ehitasime selle justkui nagu peatuspunktide peale. Ja kui see struktuur oli valmis, siis hakkasime ka tegelasi ja lugusid mõtlema ja töötas ka niipidi. Kui VAT-teatri juhid Tiina ja Aare mulle lavastamistööd pakkusid, siis tekkis mul võimalus näidata teatripublikule eklektilist, muutuvat ja haihtuvat Tallinnat uuel moel. Nõnda sai näitlejatest minu esimene testpublik. Olgugi, et nad olid kõik kogenud kondajad, õnnestus meie valitud kohtadel neid ikkagi üllatada
ja neid inspireerida. Ning see andis kindlust. Ma tahtsin näidata teistele, millisena mina oma kodulinna kogen ning kuidas selles ringi rändan. Kuidas märgata märkamatut, kuidas kogeda end ümbritsevat tuttavat ruumi, mitte harjumuspärase iseenesest mõistetavusena. Mingil moel see kindlasti õnnestus. Vähemalt need 1000 teatrikülastajat väisesid kohti, kuhu jalg harva viib ning paiku, mis on praeguseks juba lõplikult haihtunud.